kas mul kassi on taga taustal kuulda, sest ma pidin ta välja lukustama. On kuulda. Aga see on fine, ta ei Crown nii kõvasti. Olid ajad, kui Martinil piisas ainult restardist. Enam ei piisa, jah? Ma ei tea, mis värk teil on. Martin! Hurraa! Tervist! No tere! Tere! Jah, nii, ehk siis ühesõnaga teeme episoodi ära ja siis ma lähen shoppan meile uued kaamerad. Alibabaasid me tuleme. Ja lähme sinna ostma muidu AliExpressile ja ostame uue kaamera. Tere taas Algorütmi kuulama, mille toovad teieni LHV, Nortal ja Veriff. Eetris on meie 312. episood ja tänaseks oleme külla kutsunud Eesti tuleviku arendajad. Meiega on Kevin Akkermann, kes juba siis ammu pani kokku tudengitest ja gümnaasiumi õpilastest koosneva tiimi, kellega koos luua programmeerimise õpetamise keskkond Koit. Ja sellest Koit keskkonnast me oleme tegelikult juba umbes 2 aastat tagasi ka Algorütmis episoodi salvestanud, et kes sellest tahab lähemalt kuulata, siis otsige see asi üles. Täna me Koidust ei räägi, aga Kevin on kaasa võtnud siis ka Karl Kiilaspää, kellega koos ehitatakse hoopis nüüd Pilt nimelist platvormi, millega siis on võimalik vibe code'ida endale mobiilirakendus ainult minutitega. Aga kuidas see täpselt töötab, sellest siis ilmselt täna kuulemegi. Tere Kevin ja tere Karl, et nagu meil kombeks on, saame siis lähemalt tuttavaks ka, et Kevin, alustame ehk sinust. Mis su taust on neile kuulajatele, kes veel meie seda sinuga tehtud eelmist episoodi kuulanud ei ole? Tere hommikust kõigile. Taust praegu mul on oma kodu elutuba põhimõtteliselt, aga informaatika taust on selline, et hakkasin juba väga väiksest peast tegema asju. Gümnaasiumis jõudsin rohkem olümpiaadidega tegeleda ja siis avastasin sellised imelikud asjad nagu startupid ja põhimõtteliselt algselt olidki mingid sellised gümnastide tudengite tiimid. Give or take selline 4-5 projekti oli, millest kõige pikem praeguseks ongi see enda loodud programõppekeskkond Koit. Tolle panime siis praegu aprillil pausile selleks, et teha muid ägedamaid asju koos siis Karli ja paari teise vennaga, aga praeguseks siis nii-öelda peaks olema 3. aasta ülikooli, võib-olla lõpetan see aasta ja siis teemegi uut startupi praegu. Karl vangutab pead, sest et on vaja pilti ehitada, et siis see võtab tunnid ära. Aga Karl, kuidas sinuga on? Kuidas sa selle Kevini startup võrku jõudsid? Esiteks tere, mina olen Karl. Selles mõttes, et kuidas ma sinna jõudsin, on see kogemata juhtus. Siuke tunne on nagu see juhtus lihtsalt nagu see pilt ehitamine üldse algas nagu ja lihtsalt järsku me ehtsime mingisugust AI platvormi, millest ma alguses ise ka mitte midagi aru ei saanud. Aga minu enda taust on siuke, et samal ajal kui teised klassivennad otsustasid jalgpalli mängida, otsustasin mina, et mind huvitab näiteks, mis toimub Linuxi kernelis. Ja siis sinna ma ka süvitsi läksin, ehk siis ma olen siin praeguseks, ma olen siuke süsteemiarhitekt, väga meeldivad erinevad low-level komponendid ja olen ise varasemalt startup ehitanud. Hakkasin gümnaasiumi niimoodi, et käisin õppeasutuses nimega CodeJuffy. Sealt siis leidsin endale 2 kaasast, hakkasime sealt ehitama ühte küberturbe lahendust. Siis toimetasime sellega natuke aega. Siis leidsime, et on aega edasi liikuda ja siis hüppasin mööda erinevaid tiime, kes meil Eestis midagi toredat teevad ja siis lõpuks sattusin Kevini juurde. Oota, CodeJuffy sa tegid nagu selle õppeprogrammi läbi või? Jah. Siis, kui sa olid gümnaasiumis? Jah.
okei, et see ei ole nagu väga tavapärane nagu suund. Et sulle tundus, et jäi nagu materjalist puudust, et siis tahtsid veel õppisid juurde nagu. Tead, see juhtus kuidagi niimoodi, et mul ema nägi seda CodeJuffi teemat, ütles, et kuule, et mine. Ja siis ma käisin seal selection sprindil ja siis mulle öeldi, et tavai, aga tule. Ja siis, aga probleem oli selles, et ma olin tol momendil 17 ja CodeJuffi üks ainukene reegel, mis neil on see, et sa pead olema 18. Nagu ainukene sissesaamisi kriteerium. Nii et siis me rääkisime selle läbi ja siis sinna ma sattusin. Ja siis jah, sealt läks asi edasi. Okei, see on väga põnev, aga jätame selle selja taha. Väga tegusad mehed on see, minu vaatan. No just sellepärast ma ütlesingi, et Eesti tulevikuarendajad, kes ilmselt ehitavad veel nii mõnegi startupi. Loodetavasti mitmeid edukaid ka. Aga räägime sellest piltist ka, et millega siis tegu on? Põhimõtteliselt kui 2 sammu või siis 3 kuud tagasi astuda, siis alguses me tegelikult Karliga üldse läksime teise ideega startupi koos tegema. Et meil oli 6 kutti, kõik, kes olid kuskil 20-23 vanuses ja me tegime menopausi rakendust telefonile. Ehk siis tahtsime mobile developmenti teha ja see oli huvitav kogemus ja saime ühe nii-öelda veits kliendi veel, tegime veel ühe mobiiliäppi ja siis mõistsime, et tegelikult okei, Lovable on selline kuulus startup juba, teeb käivet ja väga lahe, aga miks mobiiliäppidel ei ole seda? Ja siis mõtlesime alguses, teeme endale sellise sisemise tööriista, mis suudaks meil kiiremini äppe geneda, teeks seda AI-ga ja tegime siis põhimõtteliselt sellise mini-häkatoni, mis kestis siis 2 kuud äkki või. See on nii launch itud saime. Ja siis... Siuke väike internal. Ja siis nüüd natuke jätkame sellega. Nii, aga mida siis BuildMe teeb? Et kas ta täna on nagu, ongi see vibe code'imise lahendus mobiilirakenduste jaoks või? Kas ta paigaldab mulle selle mobiilirakenduse sinna App Store'i ära ka, kui mulle tundub, et on hea, saan selle telefoni tõmmata? See oleneb, millise meie branchi küljes sa oled. Igastahes. Production veel ei paigalda seda. Tegelikult idee on siis viia see mobiilirakendus, tekitada siuke platvorm, kus kasutaja saab minna siis nii-öelda tavakõne keeles 0-100 välja. Et ta saab alguses ehitada endale prototüüpid äppi, siis ta saab seda seal fine-tune ida, nii nagu ta ise tahab. Ja siis ta saab selle suunata sealt platvormilt otse siis praeguse seisuga App Store Connecti, kust siis on võimalik juba saata see App Store'i. Kas see töötab siis nii Androidi peal, iOS-i peal, mille peal kus see teil praegu töötab kõik? Praegu on fookus pigem iOS-i peal, kuna iOS-i ja siis Androidi ökosüsteemide vahe on suhteliselt suur. Et me ise katsetasime, siis kui me varasemalt ise äppi ehitasime, et kuidas oleks siis ka nagu cross-platform äppi. Tegelikult nagu TechStack seda lubab, sest ta genereerib neid React Native'is, mis on siis see läheb mõlemale peale, aga seal on erinevad bürokraatilised protsessid, mis Androidi peal on kuidagi väga palju ebameeldivamad kui App Store Connectis. Mis saime näiteks Google Play's saime bänni peale ühte päeva, kui me ei parandanud mingit viga ära seal. Et see äppi on isegi väljas, me saatsime nii-öelda Google Play review'sse ja me saime ühe päevaga bänni lihtsalt. App Store'is on natukene see leegu. App Store'ist me oleme 60 korda denied saanud ja nad ei ole ikka veel blokki peale pannud, nii et meil on väga hästi nagu. Mis see põhjus siis on ja miks te siis bänni saite? Mis te teha üritasite seal siis? See oli üldse mingi väga väike, mingi privaatsuspoliitika oli mingi kätte saamatu või mingi vale link seal või midagi sellist. Ja ühe päevaga peid terve konto pani kinni lihtsalt.
tabasite selle õige punase lipu pihta ühesõnaga. Vist küll. Ja aga mis selle piltmi taga on, et mille peale see ehitatud on, et seda lava peal ei sai mainitud, kas see on, mulle tundub, et lava peal võiks sellist asja ka teha ju, et mis vahet seal on, mis rakendust ta teeb? Nii Kevin, jutusta. Issand, okei. No põhimõtteliselt lava peal teeb on ju Reacti veebilehti. Me teeme React Native'it, sealt on mõnes mõttes on sarnane, mõnes mõttes on erinev. Ma millegipärast kahtlen, et kui sa lihtsalt lava peal prompti võtaks ja paneks sinna React Native komponent sisse, siis see otseselt ei töötaks. Sellepärast, et seal on hunnik mingeid erinevaid quirk'e, nagu see enda React Native docs ütleb. Ja põhimõtteliselt sellepärast meil ongi sellised ägedad lahendused näiteks, et meil on oma agent, jookseb siis sandboxides, kasutab LangFuse ja selliseid ägedaid asju, kus siis teil on oma agent, mis jookseb siis kuskil seal mingis virtukas või pilvekeskkonnas on ju, et ei kasuta kellegi nagu sellist SaaS-i teenust. Meil on, otsustasime minna seda teed pidi, mida mitte keegi teine ei taha praegu minna ja ehitada nullist ise agendi. Et selle asemel, et võtta näiteks GCP-st või Google Cloudist, siis mingisugune, nemad pakuvad juba agendi teenust, siis meil on AWS-i Bedrock, kes samamoodi pakuvad põhimõtteliselt all-inclusive agendi teenust, siis kuidagi algusest peale hakkasime seda nullist ise ehitama. Kas te nagu testinud olete, et mõne teise nagu suure keelemudeliga, et kuidas see jõudlus on, et mitte nagu kiiruse mõttes performance, aga just nagu kvaliteedi mõttes, et kas te olete nagu endiselt sellel, üks asi on see kontroll nagu selle mudeli üle, aga teine asi on see, et mis kvaliteediga see asi välja tuleb sealt, et kas te olete nagu lähedalt sellele, mis suured keelemudelid teevad või pigem juba paremas kohas, sellepärast et kõik on enda kontrolli all? Ma arvan, et sa korra mõistsid mind natuke valesti. Agent ja keelemudel on minimaalselt omavahel seotud. Et keelemudel on teil ikkagi kuskil... Keelemudel on meil olenevalt sellest, mida me tol päeval otsustame, et see on. Praegu on ta ehitatud peamiselt GPT-5 peale. Sest see on see, mida kui mina kirjutasin oma evaluation'id sinna, siis see tundus mulle kõige mõttekam mudel selle jaoks. Aga ikkagi see... Meie agent on ehitatud niimoodi, et me otsustame, et me tahame nüüd, et näiteks tuleb väga hea Sonnet update välja. Anthropic laseb mingisuguse super hea update'i välja, GPT-5 ei tule nagu mitte kuhugi järgi, me lihtsalt vahetame. Selgib, et see juba nagu tundub oluliselt loogilisem, et ma arvasin juba, et te hakkate enda mudelit treenite juba kuskil selleks, et hästi efektiivselt React Native'i äppe treida. Varsti jõuame sinna. Me jõuame sinna, jah. Oot nii, ma nüüd katkestasin sind ära ka, et teil on, te kasutate, ma saan aru, OpenAI mudelit, siis teil on oma nii-öelda see agendi raamistik siis paigaldatud kuskil pilvekeskkonda, mida te, kus siis toimub kogu see action ja nende rakenduste treimine. Ma saan aru, seal peab olema täiesti mingisugune skaleeruv siis nii-öelda testkeskkond ka või paigalduskeskkond, et kui ma oma selle äpi valmis saan, te ju kuidagi emuleerite seda, et ma saan näha ka seda rakendust. Jaa, see on, me arvame, et nagu Apple on hea tarkvara software, aga kui sa tahad näiteks iOS-i äpp näidata kasutajale siis simulaatoris, mis arvuti peal jookseb, siis sul on mõned piirangud seal. Näiteks see peab jooksma Maci hardware'i peal. See on selline tüüpiline litsents. Ja kui meie tahame nüüd näidata seda äppi, kui me tahaks panna virtuaalmasinaid, kuna tavaline security design question või mis iganes, siis Apple'i litsents lubab maksimaalselt 2 virtuaalmasinat iga bare-metalli peal. Või jälle tore asi. Seal on mingid leasingu teemad ka, ehk siis sa pead rentima mingitest keskkondadest vähemalt 24 tunniks neid keskkondi. Ehk siis põhimõtteliselt selleks, et näidata seda päris äppi nii, nagu ta päriselt simulaatori või iPhone peal oleks. Meil on Iirimaal ühe Mac Stadiumi teenuse kaudu
Maci serverid, kus jooksevad virtuaalmasinad, kus jooksevad simulaatorid, mida me näitame siis kasutajale veebilehes ja nad päriselt saavad siis kasutada nii nagu päris touchscreen. Ja kuidas te selle siis saadate sellele kliendile, ega see ei ole ju simulaatorist, no ma ei kujuta, et see streamid ja videovoogu või siis nagu VNC. Okei, et see on midagi siis nagu stiilis nagu need mängu streamimise platvormid siin üritavad teha nagu mis see GeForce Now ja Amazonil oli mingisugune asi, eks ole. Et sul on nagu reaalaja input-output, eks ole, või siis low latency on ja siis mäng, ütleme see mäng või siis teie puhul see rakendus jookseb ise kusagil serveris siis on. Ma ei taha öelda, et ta praegu oleks low latency, aga ikkagi. Okay. Sellega, et kuidas me selle libra üldse kirjutasime, oli ka, et ma asjasin sellega mingi nädal aega, proovisin erinevaid mingeid pro-maksagente seda kirjutama panna. Ja siis üks õhtul lihtsalt saatsin Karlile Leap VNC serveri, mingi 30 aastat vana C-libra. Ütlesin, et kuule, kui sa homme õhtuks ära kirjutad, siis ma teen sulle kaava pudeli välja. Ja kui ma hommikul ärkan üles, ma näen, et saada mulle GitHubi lingi, mis on Mac VNC ja siis täpselt ongi see üks libralist. No näed, et endiselt oleme selles kohas, kus üks andekas progeja suudab nagu ühe ööga teha rohkem kui suured mudelid pikema aja jooksul. Jah. Aga kui me sealt nüüd edasi läheme, okei, ma näen nüüd seda asja, mis siis edasi saab? Kas me päriselt ka selle äppi saan kuidagi pärast või? Enda telefoni? Jah. Selles mõttes, et kui sa ta juba App Store'i Connecti platvormile ära saadad, siis ta teoorias on sul juba telefonis, sest meil eksisteerib, siis sa saad selle test flight'ist endale näiteks juba tüüda, mis on siis Apple'i testimisplatvorm. Ja seal on ta siis juba nagu kuskil selles Apple'i süsteemist ära kompileeritud, ära pakendatud. Täpselt. Ja mul jääb ainult vaev siis alla laadida ja kasutada seda. Täpselt. Räägime rahast ka, et kus mul oli üks esimese küsimusi, et kus see raha tuleb, et siin on nagu, ma saan aru, et on tasuline plaan ka olemas, on ju, aga kui siin Iirimaal mingeid servereid renditakse, pilveplatvormid on kasutusel, on ju, ja siis lendab peale nagu võib-olla 100 kasutajat, kes kõik omale mingisuguse tasuta konto teevad ja siis testivad seal nagu, teevad nagu, kindlasti on neid kasutajaid ka, kes teevad uuesti konto, sellepärast, et nad saaks seda enda tasuta tier'i uuesti nagu abuse ida. Et kuidas sellega toime tulete, kus see cash nagu tuleb, et mis see, teil on mingisugune founder kuskil ingel investor, kes on raha alla pannud või see on juba koidust tulnud raha? Me oleme tegelikult need, kes nagu Tervisekassast helistavad ja nagu raha võtavad, siis me funnelime seda endast ära. Sinna lähebki. Just. Ei, aga tegelikult meil pilvekulud ei ole üldsegi nii kõrged, kuna meil ei ole mingid AWS, Google Cloud, meil on Hetzneris, kõik asjad jooksevad ise. Ja praegu meil nagu eelmises teine episood, mis nagu Hetznerit mainib, et eelmises episoodis oli ka ja siis Erik rõõmustas, et keegi veel seda kasutab. Mulle tundub, et see nüüd hakkab järjest nagu populaarsust saama. Ta on lihtsalt kõige stabiilsem Euroopa pakkuja, lihtsalt nagu numbrite järgi. Väga cool. Nii, aga seal on siis mingisugune startup tier või, et tasuta krediidid? Ei, aga meil on mingi, mis oli mingi $20 VM-id või midagi sellist. Jah, meil on äkki kokku kogu cloudi arve €60 kuus, nii et sinna seda raha nii palju ei kulu. Meil just oli üks natuke selline infinite loop incident, kus meie DB provideril oli 4 active connection'it, mis oli 6 VCPU-d kogu aeg active ja siis saime $130 arve just, aga tegelikult meil natuke seda puhvrit on eelmistest projektidest ja siis praegu kasa, ehk siis kui mõni äge investor kuuleb seda, tahab hullumeelselt noori toetada, siis võib meile kirjutada. Aga praegu täitsa saame hakkama. Kui kaugel te selle asjaga olete, et kas see juba töötab?
noh, iOS-ist oli juttu, mina siin hommikul üritasin nagu vaadata mingeid teiste tehtud projekte. See mul väga hästi ei õnnestunud, peaks ütlema. Et kui noh, võib-olla genereerimine nagu töötab, kui ma enda projekti teen, aga teiste asjade vaatamine nagu, võib-olla ma vaatasin mingeid väga vanu asju ka, et need ei tahtnud avaneda minu jaoks väga hästi. Aga noh, tervikuna, kas see töötab ja mis te sellega veel siis plaanite teha, lisaks sellele, et seda stabiilsust tõsta? Põhimõtteliselt iseendale genereerimine töötab paremini, ehk siis kui nagu oma äppi proovida teha, siis agent hakkabki vaatama, et mis ta siis suudab teha, muudab faile, installib dependency'd, kasutab API-sid ja muid selliseid asju ka, näitab sulle preview'd ja kõike. Aga põhimõtteliselt praegu see, mis jooksutab seda agenti, on üks Pythoni monoliit, väga jube, väga aeglane. Ehk siis nüüd põhimõtteliselt devis meil ongi juba selline uuem ja kiirem ja moodsam ja soodsam ja palju lahedam lahendus. Ehk siis meil nagu see enda poolt tuleb selline tehniline upgrade seal, aga mingid kasutajakogemuse fixid tulevad ka õige päeval sinna. Kas ma tean, et kas see ongi siis mobiilirakenduste arendamise tulevik või? Või noh, kuidas teie seda näete, et milliste rakenduste jaoks see kõige sobilikum on, et noh, et kas varsti hakkavad kõik seda asja kasutama või see on ikkagi pigem need, kes tahavad nagu prototüüpida enda esimest mingit asja? Mina panustan pigem sellele, et mitte tehnilised inimesed, kellel on idee, siis neile võib see olla täiesti täislahendus. See on nii-öelda vibe code imine. Või ma isegi ei tea, kes on vibe code imine. See on juba vist natuke muud, sest et ma tegelikult... Jah, räägi. Ei, nagu vibe code imine on see, mida sa kursoriga teed, on ju. Või... Ei, no see on juba ka nagu erinev. Ja seal on ka leebed tasemed erinevad, et vibe codimine ja context codimine ja siis on veel, seal on veel midagi, mingi uus asi veel, mis ma nädalavahetusel uus, ma ei ole meeles ole. See definitsioon on ikka väga palju muutunud, et alguses tegelikult see vibe codimine oligi see, et sa istud siin mikrofoni taga ja ütled, et räägid talle, et mida on vaja muuta ja mida on vaja teha ja siis näed nagu ainult seda tulemust, koodi ei näegi üldse, ei olegi vaja näha. Aga tegelikult ma mõtlesin nagu selle kasutusjuhu peale ja tegelikult ühest küljest mulle väga meeldib see suund, sest minu arust ma olen vist isegi saadetes siin varem maininud, et näiteks et mina kujutan vabalt ette tulevikku, kus on ütleme nagu mingi 20 aastat läheb võib-olla veel mööda, enne kui me sealmaal oleme, aga et kus nagu sul on telefon, kus sul ei olegi põhimõtteliselt äppe, sa ütled telefonile, mida sul vaja on ja siis ta sul nagu tekitab selle. Noh, põhimõtteliselt nagu teie puhul praegu, sa ütled, mida mul vaja on. Noh, okei, praegu me nimetame neid äppideks, aga tulevikus miks mitte, et ta teeb sulle kohe selle sama sinu konteksti ja prompti põhjal selle äppi valmis, mida sul vaja on ja teeb selle lahti. Et sa ütled sellele, noh, kes see iganes sul seal on, kas Siri või Alexa või kes seal need on, et ütled talle, et mul on vaja natuke mingit Exceli arvutusi teha. Läheb natuke aega mööda. Valmis. Excelit ei ole olemas siis enam, Martin. Siis ma küsin, miks sa tahasid talle Exceli teha, miks sa talle arvutusi teha ei lasknud? No Excelit on alati vaja, come on. Võib-olla mitte sellise nime all, aga tabuleeritud andmed, mida inimesed millest aru saavad, no see ei ka ilmselt mitte kusagil kuskil ära. Aga point on ikkagi see, et sa saad nagu küsida seda, mida sul vaja on. Ja. Kas see asi töötab ka olemasoleva, noh, et ma saan üles laadida enda mobiiliäpi ja siis vibe code'ida edasi seda? Praegu aktiivselt veel ei saa. See tundub minu jaoks ka nagu huvitav, no okei, palju neid iOS-i äppe ikka open source on põhimõtteliselt 0, ma arvan. See on tegelikult hea point, ma peaks testima seda. See on tegelikult hea mõte.
et sul on ju avalikud projektid on olemas, on ju. Lähed ja ütled, et kuule, et ma tahaks teha oma versiooni sellest. Ma kujutan, see sama Martin sinu tulevik, et seda ma kujutan nagu rohkem, et mul on äpp nagu telefoni, siis ma ütlen, et seal on mingisugune magic modify nupp on ja siis ma saan küsida selle käest, et kuule, et tee see nupp nüüd kollaseks on ja siis ta tegelikult taustale forgib minu repo, teeb nupu kollaseks ja paigaldab mulle uue selle forgitud versiooni või noh, mis iganes, paneb uue featuuri sinna juurde. Jah, ütled talle ja see äpp on väga tore, aga ma ei oska eesti keelt. Et paluks mulle see sama äpp hispaania keeles. Tõlgi ära just. Kevin ja Karl, te olete sellises eas mehed, kes on põhimõtteliselt kasvanud kogu selle AI koodindusega. Noh, peaaegu, selles mõttes, et te olete veel natukene olete maha jäänud. et kuidas te nagu üldse nagu tervikuna suuremas plaanis seda tajute, et noh, teil on muidugi, te olete natuke unikaalsed ka, et te olete sinna käed koodis olnud nagu väga palju, et päriselt mingit asja kirjutada erinevates keeltes ja siis erinevaid lahendusi luues, aga noh, kas nagu tulevikus seda päris koodi kirjutamist veel üldse alles jääb või? Ei, ma ei tea nagu, ma mõtlen lihtsalt seda, et meil paar nagu teenust back-endis on Go's kirjutatud ja mul on tunne, et välja arvatud mingite muutete nimede vahetamist, ma ei ole ise ühtegi nagu manuaalset rida koodi kirjutanud veel. Et ma mõned ikka olen. No jah, vahel nagu peab, et põhimõtteliselt, kui me nagu seda mudelit ehitasime, siis ise ka mõistad, mida nagu tegelikult mudel suudab hästi ja mida suudab halvasti teha. Ja kui sa kasutadki mingit, ma ei tea, uut API-t, uut libra, millel ei ole veel treening andmeid LLM-il, siis sa kas peadki seda ise tegema või noh, nüüd meiesugustele laiskadele purgajatele anti sellised asjad nagu MCP-d. Ehk siis annad oma mudelile selle uue lahenduse MCP, Model Context Protocol. Ja siis mudel saab konteksti ja saab osata nüüd seda API-t kasutada. Et põhimõtteliselt ma ei tea, ma nagu tahaks näha, kuidas see asi liigub, aga mingites kinnisemates ja reguleeritumates sektorites ma arvan, et läheb veits kauem, enne kui see nagu hüppe saab turvaliselt toimuda. Ja kui üldse. Jah, just. Tead, ma arvan, et kõik asjad on praegu vibe-kooditavad, aga see lihtsalt oleneb sellest, kuidas sa review'd seda koodi, mis see vibe-code või mis see mudel sulle lõpuks sinna kirjutas. Et ma arvan, et seda riski, et no samas see nüüd oleneb, kuidas sa vibe-code'id, on ju. Et kui sa vibe-code'id niimoodi, et sa ise koodi absoluutselt ei vaata, siis sinna läheb veel natuke aega, enne kui sa hakkad ainult järjest igale promptile perfektseid nagu nii-öelda tulemusi saama. Aga kui sa pigem oled seda tüüpi, et sa annad talle tükkhaaval väikseid asju järjest, mida teha, mitte ei anna talle, ei kirjuta välja nagu tervet feature'it, mida sa tahad, vaid ütled talle, et ala, et lisa sinna see ja siis pärast seda lisa sinna see ja siis kontrolli seda. Ja kui sa selle ise nagu loed diagonaalis üle, siis ta on nagu praegu juba piisavalt kompetentne, et seda võiks kasutada põhimõtteliselt igal pool. Aga kuidas sa hindaksid nagu enda selle toote tulemusi, et mis on kõige keerulisem äpp, mis on välja tulnud nagu lihtsalt siis konteksti või prompti alusel, mis on valmis tehtud? Meie tegevjuht Uku tegi oma tüdruksõbrale, kes õpib meditsiini, sellise äppi, mis aitab vist mingid ravimeid korrata või midagi sellist. Mis siis kasutab, et kui sa paned sinna otsingukasti selle ravimi, siis ta annab, et mis haigustega võib kasutada, millele ei või, mis on mingid vastunäidustused. Ja noh, ta pani küll prompti sisse plain tekstina oma OpenAI key, aga agent oli piisavalt tark, et suutis seda key'd õigesti kasutada ja päriselt töötabki seegi. Okay. Ma isegi ei teadnud, et ta seda tegi. Ei, see on täitsa olemas jah. Ma vastan, miks ta mulle sükest asja ei ütle. Aga kui palju te nagu turvalisusega tegelenud siin taustal olete, et noh, ma ei tea, ma siin üritan nagu kätte saada seda, et mis see süsteemi prompt on.
noh, et seda, et ma saan aru, et teie agent tegelikult võtab ju selle sisendi, paneb selle kokku mingisuguse süsteemi promptiga, mis selle äpi nagu suudab genereerida seal OpenAI toel, on ju. Nii, aga see on nüüd noh, kogu see prompt injection'i pool nagu, et kas te tegelete ise sellega või see on nagu see on nii-öelda OpenAI õlgadel, et seal midagi teie süsteemi prompt näiteks rändama ei lähe või et seda välja ei antaks? Põhimõtteliselt meil on erinevad faasid, meil enne seda, kui üldse midagi tegema hakkab, ta valideerib prompti, et seal oleks mingeid rassistlikke, mingeid seksistlikke, mingeid muid selliseid piiridest välja äppe. Ja seal hulgas minust oli ka see kontroll, et ära luba kasutajal küsida oma süsteemi prompti või midagi sellist. Ehk see kinda kaitseb ennast, aga me ei ole nagu väga süvitsi veel testinud, kas see tuleb või mitte. Aga isegi kui see lekib, siis tegelikult GitHubis on ka täiesti ükskõik, GitHubis on hunnik erinevate platvormide süsteemi prompte. Ja mis teie siis kasutusele olete võtnud, et noh, ma ei tea, laias laastus, et mis seal süsteem promptis nagu sees on, et kui detailne see on, et kas see on 1 A4 või 11? Mingi 6. Ma arvan, et on objektiivne. Ei, see oleneb, vaata, me oleme avastanud seda, et on mingid asjad, millega, olenevalt LLM-ist siis nagu, et on mingid asjad, millega sa pead mingit LLM-idega minema hästi spetsiifiliseks, aga teistega sa ei tohi minna sellega spetsiifiliseks. Ja samal ajal sul on mingid asjad, nagu näiteks, disain on tegelikult hea näide, UX disaini guideline'id, mis siis prompti kirjutades sa pead ebairooniliselt tooma lihtsalt meeletus koguses näiteid. Sa lihtsalt tood talle listina näiteid sellest, mida teha ja mida mitte teha. Selleks, et ta midagi üldse nagu hakkaks vaikselt mõistma sealt. See järjepidevus ka, eks ole, et kui ütleme, et kui sa tahad saada esimese versiooni sellest kasutaja liidesest, sa saad siis nagu parandusi teha detailselt või on ka oht, et ta siis ütleme järgmise iteratsiooni teeb ikka ka nagu mingi täiesti teine nagu. Kõik, et mulle tundub, et kõik nagu enam-vähem töötab ainult nagu ühe vormi välja nagu validatsiooni töötaja, siis ma ütlen, et kuule tee sinna paranduse, sest ta teeb mul kogu äpi ringi nagu. Sellist asja ma ei ole veel kohanud meil. Veel ei ole. Et teil on süsteem promptida pisivalt hästi nagu ära rafineeritud, et ta ei lähe lappesse. Ma arvaks küll praegu nii, No, miks ma küsin on see, et nüüd kui sa üritad nagu kasutada kas chat-GPT-d või midagi sellist, et nagu see konteksti ajalugu siis, et sa hakkad nagu pihta, et sina inimesena tahaks nagu itereerida järjest, eks ole, et teeme see versioon. Mulle meeldis see versioon, et jätame värvid samaks, aga liigutame navigatsiooni teise otsa, siis sul võib tulemus tulla ikka täiesti teistsugune, eks ole. Mitte lihtsalt nagu liigutamine. Et see just see ajalugu sinu sellest mõttekäigust, et kui see nagu püsib, siis tundub, et see asi võiks nagu toimida paremini, et kas te pidite nagu eraldi tegema ka, et see juhtuks või ongi see, et see üks system prompt on lihtsalt nagu nii joppas, oleks nii hästi hea prompt oli lihtsalt. Ei, me oleme neid system prompte vist mingi 3-4 tükki juba nagu nullist alates otsast uuesti ümber kirjutanud. Et see prompti itereerimine ja see prompti nii-öelda siis engineerimine on omaette kunst. Et see on see koht, kus kohas oleks vaja, et oleks keegi inglise keele kõrgharidusega, kes oskab mulle täpsemalt selgitada, mis on selle sõna rangem vorm näiteks või mingeid siukseid asju. Et kui inimesed arvavad, et mudelitega toimetamine on puhas mata, siis see on lihtsalt sinu inglise või eesti keele oskus. Keeleteadus. Tegelikult oleks päris lahe, kui Eestis mõni ülikool suudaks teha prompt engineerimise kursuse nagu keeleteadustele. On miks mitte? Mõte. Jaa, kes siis kuuleb meid nüüd, kes on vastaval positsioonil, tehke ära. Võib-olla siis arendajad tuleks ka siis kindlasti kuulama, et saada aru, mis on need rangemad vormid teatud sõnadest. Sest võiks mingi käsiraamatu võib-olla välja andma,
et sõnade vormid erineva nagu rangustasemete järgi. Nagu õigekeelsus sõnastiku lisa. Ja prompt engineeringu lisa. Nii, aga mis on täna nagu need väljakutsed, millega te nagu aktiivselt tegelete, et noh, et see mõnda asja Kevin mainis, et seda monoliiti tükeldada. Minu jaoks oli muidugi naljakas, et teil nagu alles alustasite, juba olete monoliidi peal. Noh, mis on tegelikult väga, väga okei, aga lihtsalt sageli see illusioon nagu startupidest on veidi teine, et kui sul on greenfield, et siis sul on kõik asjad ilusad, on ju. Aga seda me oleme siin algoritmis veel ja veel kuulnud, et noh, alustame lihtsast, alustame monoliidist ja siis asi töötab, hakkame tükeldama. Aga millega te veel tegelete, mis on veel lahendamist vajavad probleemid? No põhimõtteliselt alguses me mõtlesime teha monoliit, seepärast liikuda ongi kiiresti, aga siis me mõtlesime, et tegelikult me teeme selline 3 või 4 startupi tegelikult ühes. Ehk siis kõigil on nagu nii suur vastutus või nii suur roll selles, et mikroteenused lihtsalt hakkasid rohkem sensi meikima, kui nüüd niimoodi koledalt öelda. Et põhimõtteliselt jah, meil ongi nagu näiteks praegune üks asi, mis varsti võiks välja tulla, on siis Supabase integratsioon, kuidas siis agent suudabki luua uue organisatsiooni, luua tabeleid, luua funktsioone, luua autentimissüsteeme. Et teha nagu selliseid tummisemaid äppe ka, mis ei ole ainult nii-öelda frontend, ütlema. Ja, et kus on storage'i pool ja backend ka olemas. No, Karl juba on natuke nagu storage'it on juba. Ei, storage'iga on siuke teema, et Kevin tead, mis me oleme jätnud täiesti rääkimata või? Native. Igastahes. Nüüd lihtsalt jutu käigus mul tuli mõelda. Ma ei ole veel leidnud ühtegi konkurenti veel. Et kui keegi on siis, ja keegi teab, siis kindlasti andke mulle teada. Aga mõnda konkurenti, kes suudaks vibe-code'itud äppidel kasutada iOS native feature'id. Asju nagu notification'id või in-app purchase'id või kaamera. Ja et ükski teine vibe-coding platvorm seda teeks. Et teie oma teeme. Jaa. Okei, no kaameraga ma saan aru, sellega on mõnevõrra lihtsam notification'id ja need asjad sageli vajavad mingit API-giid, mingit integratsiooni. Kõvemat litsentsi tegelikult vist isegi nagu ei, aga seal on nagu mingid asjad on minu meelest, kas seal ei ole nagu erinevate tasemete peale, et sa saad osa featuure juurde, et sul peab olema ostetud see mingi Xcode'i litsents. Apple developer platvormi see aastane subscription. Just. Kusjuures see ei bloki otseselt arendusel mitte ühtegi feature'it, sest sa nagunii, sa ei saa panna App Store'i ilma selleta. Ja see on ka üks probleeme, millega me praegu nagu väga aktuaalselt mõtleme. Et nüüd, kui sul on, ütleme niimoodi, et sa oled sa oled lihtsalt siuke business type founder, on ju. Sul on idee, sa mõtled, sa hakkad mobiiliäppi ehitama. Tuled meie platvormi, leitad selle valmis. Ütleme niimoodi, et sa võtsid meie selle teise taseme nagu maksva plaani, on ju, et sa lõpuks nagu mingeid asju nagu fine-tune'id, on ju. Ja siis sa vajutad seda App Store Connecti nuppu meil seal ja siis sul öeldakse esimese asjana, et mine tee endale Apple Developer konto. Ja siis kui Apple Developer konto küsib su käest 100 eurot veel, siis kas see on asi, mille eest, kuidas ma motiveerin inimest, et see on päriselt see liigutus, mida ta nüüd tegema peaks? No aga siis see toimigi nagu, ütleme siis nagu kirjastus tarkvara kirjastusfirmana, et see kõik äpid on reliisitud teie firma alt, lihtsalt on siis nagu mingisugune leping tehtud kliendiga. See on umbes nagu Shopify poed või mis iganes, eks ole, et sul on nagu oma nägu, aga tegelikult seal ju jookseb ju lihtsalt mingisugune muu platvorm on. See on natuke liiga suure riski võtmine. See on julm risk, sellepärast, et siis sinu ettevõtte vastutab kõikide nende äppide eest, mis sinna pannakse. Kui sa ühe bänni saad, siis on sul nagu kogu äri on vast.
aga ei, siis on vaja lihtsalt võtta see üks inimene, kes teeks hästi palju neid ärisid, millega sa saaksid siis nüüd teha, on ju. Aga ilmselt keegi on selle ära lahendanud, sest nagu kui me võtame näiteks Zapieri, kes on nagu samasuguse probleemi otsas. Noh, et integratsioonid nagu kogu maailmaga ju, eks. Ja kui see üks, ma ei tea, Microsoft paneb Zapierile bänni või Facebook paneb Zapierile bänni. Noh, et Facebookis paistavad kõik nagu integratsioonid, mis mina teen välja, just kui nagu Zapieri applicationi integratsioonid on ju. Et neil on nagu natuke sama teema, et kui keegi nende platvormi abuse ib, et kuidas siis Facebook reageerib, noh, et neil peab olema nagu mingi eraldi deal nagu selles osas. Kas Zapieri sa ei lähe enda API key'ga või ma eksin? Ei lähe, ei. Selles mõttes, okay. et ma võin enda page'ile Facebookis või ka LinkedInis mujal lisada selle nii-öelda Zapieri applicationi ja sellega ma tegelikult annangi juba selle õiguse tal postitada. Et ma ei peagi minema sinna Facebooki developer, mis iganes portaali, et mingit API key'd teha. Noh, mis on nagu probleem paljudel juhtudel, et ma ei taha ka sinna, ma ei tea, Google'i developer portaali minna, et kuna see on keeruline, see raske, mul on lihtsam nagu öelda, et authorize nagu Gmail ja töötab, on ju. Aga siis on just kui see Zapieri application, kes minu inboxile või Facebooki kontole ligi saab, on ju. Et no ühesõnaga, nad on natuke nagu selle lahendanud, on ju. Aga no ilmselt, kuna nad on nii suurest, neil on mingid eraldi diilid, et Facebook ei pane neile kohe bänni, vaid paneb selle rakenduse kuidagi kinni, selle ühe instantsi nii-öelda kinni, kui seal midagi valesti kasutatakse. No Apple on õnneks või kahjuks selline tore ettevõte, kes väga ei luba enda asjadega integreerida. Seal on nagu mingid erandid, aga näiteks selleks, et seda asja meil üldse automaatselt App Store'i deploy'da, see ei ole mingi 40-50 leheline PDF outdated API endpointidega. Põhimõtteliselt looda, et need nagu asjad töötavad seal, võib-olla vahepeal ei tööta. Ja seal oli mingi jube asi oli veel, mis pidime ümber minema. See, kuidas nad paar versiooni tagasi võtsid App Store Connectist ära võimaluse siis programmaatiliselt luua neid äppe. Nagu sa saad kõike muud teha, sa äppi ennast lihtsalt luua ei saa seal. Nagu seda entry't nii-öelda. Et sa saad kõike muud, sa saad description'id panna, nime panna, mida kõike, on ju. Aga äppi ennast teha ei saa. Niimoodi, et ma siis läksin seda 40-50 lehelist PDF-i kaevama. Kuni ma leidsin siis, mis see oli, kui meil on praegu mingi V9 või V10 API seal, siis V3 API mingi endpoint oli veel püsti, kus ma sain siis saata post request'i sinna õigesse kohta. Et see äpp ära luua, et ma saaks siis minna normaalse API peale tagasi. Ja see on key'sid konvertida ja igast naljakaid asju teha, nii et. No see on ju täiesti arusaadav nagu mõte, et nad ei taha, et mingid botid neid äppe looks nagu, et nad tahavadki, et see oleks inimene, kes neid loob. Aga no häda on sellega muidugi see, et lõpuks sa teed selle automatsiooni, mis sul brauseri lahti võtab, sisse logib ja siis ja see läheb ikkagi ära teeb nagu selle botiga, on ju. Ja siis ta võib isegi selle captcha ära lahendada, et ostate Indiast selle teenuse sisse, kes selle captcha key'ga selle teksti sinna sisse toksib. Eraldi call centerid vaata, kes lihtsalt loevad neid captchasid ja toksivad vastused sulle sisse. Kui suur täna pilti tiim on? Räägime sellest. Oleneb, kuidas lugeda, aga 6-7. Selline, no 6 on pigem full time, vaikselt. Onboardime 7 praegu. Onboardime 7 ja põhimõtteliselt meil vist kõige vanem ongi Uku, kes sai just 24, ehk siis selline noor tiim, noored ja hullud. Et kelle on aega nagu? Kõik on tehniliselt peale ühe, nii et selle projekti. Meil on häkkerid ja Uku. Häkkerid ja Uku. Päris hea. Kuhu pilt edasi läheb, et kui palju, kas te olete juba nagu mingisugust investorite tähelepanu saanud või on plaan nagu kuskilt ametlikumalt raha kaasata, kui lihtsalt algoritmis välja hõigata, et ei, kes tahab, võtame vastu? No me mingid tähelepanu oleme kindlasti saanud ja nüüd selline top shopi moodi väljakutse, et viimane võimalus helista kohe, muidu sa jääd võimalusest ilma, aga
ei, meil mingid läbirääkimised käivad põhimõtteliselt küll. Kas keegi on juba oma, ütleb, kuidas, et kui Martin küsis, et milline on kõige keerulisem asi, mis sealt välja on tulnud, kas on teada ka mõni rakendus, mis on nagu päriselt laivi jõudnud nagu läbi pilti? Et mis on seal valmis tehtud ja mitte lihtsalt ei ole nagu selle ühe inimese telefonis, vaid on juba nagu App Store'is avalikult nähtav? Ausalt öeldes praegu vist ei ole. Ma vähemalt ei ole teadlik. Ma ei ole ka võib-olla liiga palju jälginud. Et kuna see App Store Connecti enda funktsionaalsus on meil praegu alles stagingus, ta ei ole veel päris proodi jõudnud, siis inimestel oli variant eksportida enda projekt GitHubi. Nii et siis sealt mu jälg kaob. Trade goes cold. Ja te ei näe nagu midagi siis, et isegi, et kuhu reposse see asi läks nagu? Mul on see URL, kuhu ta läks, aga ega ma sinna ise ju ligi ei saa. No ja see on sageli see private URL, täpselt. Tegelikult võiks lasta agendil mingi backdoor küll iOS appi teha, aga noh. Teeme oma analüütika libra ikkagi ära. Lihtsalt keegi ei tea, mis analüütikat me korjame. Jah, Log4j, aga midagi veel ulemata. Ja te peate ikka selle erinevatesse sõltuvustesse peitma ära, et siis kui üks auk ära parandatakse, et siis on teine kohe võtta. Ei, me tänapäeval tehakse ju seda AI-ga, et siis kui üks auk ära parandatakse, siis AI teeb endast klooni ja siis teeb uue augu lihtsalt. Õige. Selle kohta on ka mingi teooria, et kuidas nagu me saame olla kindlad, et meie kompilaatorid ei ole nagu pahavaraga nakatanud, et kuna kompilaatoreid kompileeritakse teiste kompilaatoritega ja et see esimene pahavara, mis võis seal olla, võis olla juba väga varasest staadiumist. Ja kuni selleni, et kompilaator saab aru, kas ta kompileerib kompilaatorit või teist nagu rakendust, et siis ta võib selle pahavara jätta ainult sinna kompilaatorisse sisse ja kui sa teed enda rakendust, siis ei paista välja nagu midagi. Aga teoorias on see ikkagi seal sees olemas. Ühesõnaga, täiesti sidetrack. Kui palju te ise AI-d kasutate pilti arendamisel ja mida te kasutate? Et te piltiga ju pilti ei arenda. No nii ka pane hullunud. Niimoodi. Mul oleneb tujust ja päevast, mida ma täpsemalt kasutan. Viskad münti hommikul või? Ei, ma päris münti ei viska. Mul on mingid asjad, mis mulle... Põhimõtteliselt, mul on natuke rohkem, kui lihtsalt mündi peale ei mahu nii palju neid tööriistu. Mina aktiivselt praegu testin. Kursor on minu jaoks juba iganenud toode. Nii. Täiesti iganenud toode, sealt on nii palju asju minu jaoks puudu. Aktiivsel testimisel on AMP code, see on Source Graphi oma. Esimene asi, ma juba ei ole kuulnud. Siis mulle meeldib praegu tehti Codexi peale, nagu OpenAI Codexi peale server, millega sa saad kasutada teisi mudeleid Codex agentiga. Siis ma olen sellist asja katsetanud päris palju erinevate mudelitega. Mulle näiteks meeldib üks Hiina mudel GLM väga, sest ta lihtsalt ta on nii palju kiirem, aga kvaliteet on ainult nagu mõne võrra madalam, et ma saan lihtsalt kiiremini itereerida sellega. Siis on tore open source integration või nagu ülesehitus sellest kõigest on open code, mis kui keegi tahab ise hakata arendama sellist asja, siis ma väga soovitan piiluda. Need on kõik avalikud asjad ja praegu... Jah, ei, see ongi vist praegu kõik, mida ma aktiivselt testin. Aga ma olen neid ikkagi päris palju läbi käinud, et seedi olen proovinud, kursorit olen nagu päris palju kasutanud. Siis mis see Windsurf oli see, mis nüüd ära võeti. Et jah, et see minu jaoks oli täiesti lati alt minek. Aga ei, mul on variatee tooteid, mida ma siin igapäevaselt rakendan. Windsurf üritab kuskil konverentsil müüa seda, et ma nagu läksin nagu provokatiivselt küsima, et miks see siis parem on, ma ei tea, kursor. Nad pidid suurema koodibaasiga töötama väga hästi. Oota, Kevin, mis sa ütlesid? Küsin, et mis arvuti peal seda teed? Mul oli
aktiivselt probleem sellega, et ma mängisin õhtuti liiga palju arvutimänge ja siis see hakkas mu igapäevatööd segama. Ja siis minu lahendus sellele oli see, et ma olen nüüd, täna on küll erand, aga muidu ma olen 6 päeva nädalas locked 2011 aasta ThinkPadi peale, mille sees on i3 2310M, 16 giga DDR3 RAM-i ja täpselt selle pealt ma olen arendanud pilti siis viimased 1,5 kuud nüüd juba. Aga sul ei olegi varianti muud teha, kui lihtsalt see editor ette võtta. Ma saan ainult koodida ja ainult CLI-ga. Veits igav on. Kursor ei lähe lahti. No nagu vanadel headel aegadel kõige põnevam asi arvutis oli Paint, et siis... Pole seda ka mitte. Nii palju pole antud. Nii palju pole antud. Korralik enesedistsipliin, ütleme siis nii, et ainult niimoodi need ükssarvikud tulevad. Ei no seda räägitakse, et kui on nagu raske kui on nagu raske vastu panna mingisugustele kiusatustele, siis tuleb neid vältida lihtsalt. On parim lahendus praegu tegelikult. Väga rotikas. Jumal hästi toimib ka. Väga, nagu ma tulen koju ja ma koodin. Nagu... No et tänapäeval, kui nagu varem sa pidid kõike jooksutama enda masinas, selleks oli juba võimast arvutit vaja, CPU oli siis kompileerimise jaoks, noh nüüd seda kõike ei ole vaja, nüüd sa vaatad, kuidas sul see agent seda koodi kirjutab ja kompileerib ja paigaldab. Ja nagu ma siin pilti juba natuke proovisin, et siis ise mängid samal ajal Tetrist. Ja kui ühesõnaga, et kes aru ei saa, sinna on sisse ehitatud Tetris. Niimoodi, et kui sa paned selle enda prompti saadad teele ja siis samal ajal, kui see masin ragistab seal kaugel pilve peal, siis saad ise Tetrist mängida seni, kuni sinu rakendus valmib. Et see on selline uue aja, et mu kood kompileerib nagu. Robot mõtleb on nüüd. Robot mõtleb. Ja neid aegu õnneks või kahjuks ei mäleta, kus tõesti see koodi kompileerimine kaua aega võttis. Et pigem ma olin juba seal, kus masinad olid nii kiired, et no ma ei tea, 2 minutit võttis, no. Et see ei olnud, ühesõnaga see aeg ei olnud kunagi nii pikk, et ma võtan ühe kohvi, kuni see kood kompileerib, sest ma teadsin, et ma tõusen tooli pealt püsti, lähen uksest välja ja siis on valmis nagu, et siis ei ole nagu pointi. Ma võin veel sinna koodi kompileerimise juurde lisada, et ma siis kompileerisin viimase, nüüd siis kui ma võtsin selle ThinkPadi endale, mille peal ma siis nüüd igapäevaselt toimetan, siis ma kompileerisin sinna ise Linuxi kerneli ja vaat seda ma sain teha 2,5 päeva. Et mõned asjad võtavad veel aega ka. Et ma just tahtsin küsida, et kui sul on nagu see, okei, kui sul on kõik remotely nagu asjad töötavad, siis on nagu üks asi, eks ole, aga kui palju sa paremat koodi kirjutad, sellepärast, et sa pead optimeerima ka natukene selle sinu oma tingimuste järgi, vaata, et sul ei ole kõige vingem arvuti, eks ole, sa saad teha mida iganes, et see on asi, mis ma olen näinud tänapäeval, on nagu suhteliselt, sõltuvalt ettevõttest muidugi ka, aga et sa ei pea mõtlema selle peale, et kas su kood on kiire või ei ole kiire, sellepärast et tavaliselt on nagu, kõik asjad on nii kiired, et sa ei pane tähelegi, kui seal on nagu mingisugused vead sees on performance'i kuskil augud. No, mul on see, et mulle meeldib benchmarkida seda väga, nii et ma aeg-ajalt võtan ette ja siis ma kirjutan lihtsalt mingeid asju kiiremaks, mis ma näen. Mul on selle koha pealt. Aga ma ei ole, kuna ma nagu põhimõtteliselt töötan siis igapäevaselt ainult konteinerites, mis on teiste konteinerite sees, siis ma oma arvates juhtutan koodi väga harva. Te peate nüüd selle piltiga kirjutama siis ühe mobiiliäpi, millega siis seda sama asja saad teha, et siis sul Karl ei ole vajagi seda läpakat üldse. Code editori ehitama lihtsalt mobiili peale. Just, et siis saad vibe-code'ida mobiilist otse suvalisel ajal suvalises kohas. Kuule, aga see on idee ju, see on ju mõte tegelikult. See on ju päris pull, et siis... alles üks päev sain ligipääsu niimoodi, et ma saan juba seda teha. Sellepärast, et
et AmpCode pakkus mulle early access'i feature'ile, kus ma sain automaatselt skanneerida, kui ma tahan ära minna, tegin seal CLI client'is, tegin komendi, sain QR-koodi, skanneerisin telefoniga QR-koodi ja sain sama chati jätkata oma telefonist samal ajal, kui ma toimetasin midagi muud. Et niimoodi, et ta ise sisestas mu arvutis neid komende edasi, küsis mu käest mingeid asju, sain telefoni notificationi, vajutasin jah või ei või skip'i või mida iganes, on ju, ja siis läks edasi. Jumala omnichannel, see on moodne varsti, et kella peale igal pool võid jõuda sellega. Olun väga. Samas teisest otsast väga hirmus, see on täpselt siuke, et ei, meil ei ole ühtegi auku ega ühendust sinu arvuti vahel ega mobiili vahel ja kõik veel läbi veel pilve nagu AI mudelitega, eks ole, et Kevin võib rääkida, kuidas meil käivad külalised aeg-ajalt. Ja ei, no me põhimõtteliselt anname siis teenusena välja remote computer kontrolli, mis on siis mõnes kontekstis on see siis security vulnerability, meil on see feature. Ja no see on selleks, et nende simulaatoritega siis tegeleda seal virtuaalmasinas. Ja noh, natuke oli selline vibe code'imise incident Nginx-iga, ehk siis sessiooni validatsioon oli küll olemas, aga port oli ka kõrval seal lahti. Ehk siis kui tegi kiire port scanni, siis paar juurde mingid Vietnami IP-d connectsid sinna ja mingid kuskilt Afrikast oli midagi ja et no sellist Nginx-i väga rohkem ei hakka vist vibe code'ima, et seda peab ikka vanal heal viisil tegema, ma arvan. Aga vähemalt oli hea kindlustus see, et nad ei saanud sellest simulaatorist endast välja. Et nad olid kinni seal sees, no jah, nad küll üritasid YouTube'i vaadata ja mingisuguseid asju, mida nad enda siis koduvõrgus tavaliselt ei saa, aga see huvitav oli ikka, meil oli väga tore jälgida neid seal. Oota, nad käisid remote'iga teie serverites, et vaadata YouTube'i. Et simulaatoris käisid, selles iOS-i simulaatoris, milles me tavaliselt äppe vaata näitame inimestele. Ja nad said sinna ligi. No need ei saanud mitte midagi muud teha, nii et nad hakkasid Safarist uudiseid terima ja YouTube'i vaatama. Okei, cool, lihtsalt tekitasid traffic'ut seal mingitele kanalitele, et kasutasid selle jaoks. Aga jälle võte, kui sa tahad vaadata mingist, ma ei tea, mingisugust voogedastusteenust, mida Eestis ei ole, pane simulaator kuskile püsti, tee BuiltMe'iga omale äpp. Ma hakkan Iiri Netflixi niimoodi vaatama. Kõik traffic läheb läbi selle simulaatori. Selle raskesti kättesaadava ressursi, milleks on siis need Maci masinad, kus saab ainult piiratud hulga virtukaid peal olla. Just neid simulaatoreid. Sa istud järjekorras seal sellepärast, et mingi vend vahib lihtsalt nagu seda mingi vend hooajalist sarja. Ma ikka peab vaatama, kontrollima, kas see lõpuni töötab igaks üks. Et muidu ei ole test nagu terviklik. Aga heli ei tule läbi, nii et tegelikult ei ole nii palju vaadata. Okei. Mul on see librast puudu veel, vabandust, ma pean seda edasi arendama. No üks öö ja kaava hiljem ilmselt on olemas. Kihvt, kuulge, tänase episoodi aeg meil hakkab otsa saama. Soovin teile BuiltMe arendamisega kõvasti edu, loodame, et see siis ühel hetkel on järgmine nii-öelda mobiilirakenduste vibe koodimise standard, kuldstandard turul, et kindlasti siin meie kuulajatest mitmed lähevad seda asja testima ja katsetama, loodame, et teil serverid peavad vastu, ma loodan, et keegi väga hullult ei tee tossi nagu, et pidage piiri, kuulajad siis pidage piiri, et tegu on ikka omade poistega, et ei ole midagi. Ärge niisama kiusama hakake. Ärge niisama kiusama hakake, jah. Tegelikult mulle meeldiks, kui kiusatakse, sest siis ma saaks teada, mis valesti on. No vaat, vähemalt siis öelge ette või midagi, et siis on nagu julgem olla. Mitte ei ole järgmine mingi alarm on kuskil püsti ja siis on, et kes nüüd sisse tuli. USIst üks. Vot, aga muidu tulge ikka meie Discordi, soovitage teemasid ja külalisi, võib ka ise ennast soovitada, täiesti okei. Ja kirjutage meile priit@algoritm.ee aadressile saab mulle kirju saata ja jääme taas kuulmiseni uuel nädalal. Aitäh!